Täna ma tahtsin rääkida sellisest asjast nagu, kuidas me teeme pidevalt iseendale haiget. Meil on ootused ja meil on eeldused teistele, milliseid meie vajadusi nad peaksid rahuldama, kuidas nad peaksid meiega käituma. Ja üks asi selle koha pealt on muidugi see, et tihtipeale me ei ole ka sellele teisele inimesele üldse väljendanud. Et eeldus on ka see, et nad justkui ise teavad neid. Ja siis me oleme pahased, et nad ei teadnudki. Mulle meeldib öelda, et meil on suu sellepärast, et me saaksime omavahel rääkida. Ja kui me ka üksteist näiteks valesti mõistame, siis on võimalik üle küsida. Kas ma sain õigesti aru? Mulle tundus praegu see nii, et teine saaks veel lisada, sest me ka mõistame üksteist tihti valesti. Me kuulame üksteist enda kõrvadega, läbi enda elukogemuste, läbi enda haavade. Aga tegelikult täna ma tahtsin siis rääkida sellest, kuidas me endale haiget teeme läbi ootuste ja eelduste. Meie ootus on see teistele inimestele, nagu ma ütlesin, et nad täidaksid meie vajadusi. Ja tihti on see just nimelt seoses meie partneriga. Me arvame, et meie partner peaks täitma kõiki meie vajadusi. Aga kui nüüd sa mõtled kaasa minuga, siis kuidas see saab tegelikult võimalik olla? Et näiteks mina ise saan kohe öelda, et mina kõikide inimeste vajadusi, ma ei oska neid täita. Mul ei ole ka kõikides asjades piisavalt kompetentsi, tööriistu, oskuseid, huvi. Ja see on näiteks sama, et ma tahan, et keegi teeks mulle ülikonna ja siis ma pöördun hoopis kunstniku või ma ei tea, tuletõrjuja poole. Et neil on selline kitsas valdkond, et meie partneritel on see valdkond küll laiem, aga see ei tähenda seda, et ikkagi nemad kõike meil pakkuda saaksid. Et palju enda vajadusi me saame ise täita, aga tegelikult on meil ju olemas veel inimesi enda ümber. Või kui ei ole, siis oleks hea seda lähedaste ringi nii-öelda nagu suurendada. Et hea ütlus on, et it takes a village to raise a child. Ja tegelikult on täiskasvanutega sama. Tänapäevase ühiskond on lihtsalt see, et me kõik oleme nii omaette ja olemegi pigem kahekesi nii-öelda paari suhtes ja siis on veel käputäis sõpru ka, aga võib-olla need suhted ei ole nii sügavad. Et ega tegelikult me vajame seda kogukonda, seda ühtsust, seda ühendust. Ja kui sa tead, milliste teemadega sa saad oma partneri poole pöörduda ja milliste teemadega oleks sul parem kuskile mujale minna, siis sa ei korda seda mustrit, et sa saad haiget. Et näiteks kui sinu partner ei ole väga emotsionaalselt intelligentne, et naised on palju emotsionaalsemad ja me sõbrannadega mõistamegi üksteist võib-olla paremini. Et aga kui su mees ei ole seda ja sa järjest muudkui iga kord pöördud ta poole mingi sügavama teemaga ja sulle tundub, et ta ei mõista sind, ta ei saa sust aru, siis sa saad haiget. Ja siis sa lähed järgmine kord jälle tema juurde sellega ja sa saad jälle haiget. Ja sulle tundub, nagu tema oleks selles süüdi. Tal lihtsalt ei ole kompetentsi, tal ei ole lihtsalt sellist oskust, see ei ole lihtsalt tema. Ja ta ei peagi seda sinu vajadust tegelikult rahuldama, eks ju, et sa saad minna kellegi teise juurde sellega, kui sa oled selle enda jaoks läbi mõelnud. Ja ma ei räägi siin üldse sellest, et me suhtes ei peaks üksteise vajadusi rahuldama. Loomulikult me peame seda tegema ja me seda teemegi. Aga kõige parem oleks muidugi suhte alguses
seda teemat käsitleda, mis tähendab muidugi ka seda, et sa pead ise olema teadlik, mis vajadused sul on ja millised on need vajadused, millel ei ole kompromissi. Neid vajadusi sa soovid, et sinu partner rahuldaks või et ta mõistaks sind, ta oleks sinuga ühel lainel, teil oleksid ühed väärtused, ühed mõistmised. Ja siis sa saad temaga sellest rääkida. Ja seal tuleb muidugi ka veel selline eneseteadlikkus, et on vaja ka aru saada, et mis on sinu lapsepõlve haavad, sest ka lapsepõlve haavad mõjutavad meid edasi. Et nendest tuleb teadlikuks saada ja kui sa saad nendest teadlikuks, siis sa saad aru, et millal tekib sinust selline tugev reaktsioon, mis on hoopis seotud mingisuguse haavaga. Ja siis sa saad seda märgata, astuda nii-öelda sammu eemale, vaadelda seda ja otsustada võib-olla teistmoodi reageerida. Et see ei pruugi muidugi üldse ollagi sinu partneriga seoses. Tema lihtsalt puudutab sinu haava ja see reaktsioon on hästi-hästi tugev, sest tegelikult see istub su alateadvuses hoopis lapsepõlvest. Et jah, me teeme endale niimoodi korduvalt haiget. Ja ma ei räägi üldse, et me peaksime kuidagi üksikuks jääma või et saa ise hakkama oma asjadega. Ei, ma ei räägi üldse sellest. Ma räägingi sellest, et iga asja jaoks võib olla täiesti erinev inimene. Ühega sa käid tennist mängimas, teisega sa käid jalutamas, kolmandaga on teil sügavad vestlused, neljandaga on teil ühised, ma ei tea, raamatu huvid, kellele meeldib loodus, kellele meeldib lõbutseda. Et ühel inimesel ei pea olema kõik need samad huvid, aga need kõige-kõige olulisemad asjad peavad kattuma. Aga selleks, et nad kattuksid ja saaks neid vestlused pidada, pead sa ise ka neid teadma. Sest paraku on nii, et ega me iseennast ka väga hästi tunne. Et number üks ikkagi, kellega suhet luua, oled sina ise. Nii et ma kutsun üles teid märkama seda, kuidas sinu ootused ja eeldused teistele võivad sulle haiget teha. Ma kutsun sind üles paremini ja rohkem ennast väljendama. Et kasutame seda häält ja seda suud, mis meil peas on, et jõuda üksteisele lähemale, mitte üksteisest kaugemale. Ja laiendame oma lähedaste ringi. Kogukond, ühtekuuluvustunne on väga-väga oluline. Ja see tugi ja tegelikult mõistmine, mida sa siis saad, et see on hindamatu tegelikult. Selliseid mõtteid täna teile.